Daamid ja härrad, neiud ja noormehed, tüdrukud ja poisid. Tere tulemast noortekonverentsile Sinu võimalused väliskogemus. Kas te olete valmis? Küsin uuesti. Kas te olete valmis? Okei. Siis alustame ja loeme kõik koos. Kümme, 9, 8, paps, kuule, saaks pihta juba. kus sa oled, ma ei saa aru? Kus sa oled? Ma tulin siit tagant välja, aga Mingid mussi peale, midagi mingi jama on. pane ja mussi. Tere! Teil on Telegram. Kust? Sa oled siin! Tere! Ma panin mingi musi välja. Karel Tallermaa. Tauri Tallermaa. Meie oleme tänased päevajuhid. Suur tänu. Rahvast on ka saalis. Ma mõtlesin tõesti, et me oleme kahekesi. Te olete valmis? Ma ei teadnud, et sõjavägi ka kohal. Väga hea. Tere tulemast konverentsile ja me oleme siis täna siin koos teiega. Aga alustame võib-olla sellest, et haridus. Miks me siin täna oleme? Karel, kuidas sul selle haridusega lood on? Minul on haridusega lood niimoodi, et lõpetasin ma 2006. aastal Vanalinna hariduskolleegiumi, peale mida tundus loomuliku jätkuna minna edasi ülikooli. Ja seda ma tegin. Viisin paberid 3 erinevasse ülikooli ja üks neist oli Estonian Business School. Otsustasin minna õppima eriala võõrkeeled ja ärikorraldus. Tundus selline perspektiivikas ja küllaltki hea ülevaatega eriala, mida esialgu omandada. Aga nagu mõni kuu hiljem selgus, siis ei olnud see päris minu tassike teed. Sa jood kohvi? Või kohvi. Okay. Mistõttu jätsin ma selle pooleli. Ja kusjuures ei ole ma nagu siiamaani leidnud enda kohta ja seda ühte asja, mis minu paadikest hellutaks vee peal. Et ma loodan isegi saada täna siit palju inspiratsiooni ja palju häid mõtteid inimestelt, kes on oma valikuid teinud, näha neid tagamaid, miks neid valikuid tehakse ja mis oleks nagu õiged liigutused. Nii et sa siis oled nagu hariduseta või? Kuidas? Sa oled nagu hariduseta või? Ilmselt sisuliselt küll, jah. Mina sinu lugu ju tean. Kas samu lugu tead? Tead, ma arvan, et siis, kui sinu lugu algas, olin mina veel... Sa polnud sündinudki veel. Pojake. 86. aastal lõpetasin mina keskkooli. Kes on sündinud enne 86. aastat? Mõni on. Esinejad. Jah, mina valisin tollasest Tallinna Polütehnilisest instituudist välja ühe eriala, mida ma kindlasti õppima ei hakka. See on raamatupidamine. Kõik muud on okei. Arvake ära, mis eriala ma lõpetasin. Mis ajalugu? Raamatupidamise. Jah, see on meie valik. Mina lõpetasin selle ära. Ma natuke töötasin ka viimased 11 aastat. Enam ei ole seda tööd teinud. Olen olnud mälutreener. Aga ma olen väga rahul, et ma seda tegin. Mis valikud meil täna on? Jah, hoopis erinevad, kui sellest oli aasta 86. Täna oleme väliskogemuse teema siin võtnud luubi alla ja meil konverents koosneb mitmest osast. Äkki sa paari sõnaga räägid? Meie konverents koosneb 3 suuremast plokist ehk paneelist. Need on ilusti teie koti sees olevas ajakavas kirjas. Need paneelid on siis lühidalt haridusvalikud, väliskogemus ja karjäär. Jaotavad meie päeva ilusti ära 3 ühtlasesse ossa, mille vahele jäävad siis söögi- ja kohvipaus ka, nii et ärge muretsega, nälga keegi ei jää. Olete tutvunud oma selle materjaliga, mis teil seal sees on, jah? Kodus vaadake või vaheajal.
sest meil on peale selle, et meil on väga palju toredad esinejaid, väga palju kasulikku infot ja te peate kindlasti pidama vastu õhtu lõpuni, sest lõpuks läheb eriti lahedaks. Aga kõigil on võimalik aktiivselt kaasa osaleda, sest et meil lisaks sellele, on näete seal kuskil ülesse, ekraanist läks välja natuke, et sinna ülesse tuleb varsti üks SMS-i number. Teil on kõigil võimalik saata oma küsimusi esinejatele, kui meil on pärast esinemist, on paneeldiskussioon, saata küsimused ja parimate küsijate vahel õhtu lõpus, näete seal on laud, kus on hulga auhindu, 10 parimat küsimust, sisukat küsimust, mitte see, et kaua see jama veel kestab, saab auhinnad. Selle me tuvastame telefonide teel ja meil on tänapäeva tehnika, võimaldab kohe selgeks saada, kes on kes. Nii et 10 auhinda. Mis veel? Auhindu saab veel. Saab. Olemas on ka teine mäng, mille leiab konverentsi kotist. Seal sees on 7 küsimust valikvastustega. Nendele vastate ära ja annate tütarlapse kätte kuskil koridoris või panete seal olevasse postkasti ja lõpus loositakse välja samamoodi. Mitte lõpus, ilmselt oli see... Ei, lõpus, kuulge, muideks, teile saab lähemale ka tulla. Arvestage sellega, et esinejad tulevad teile vahepeal lähedale, et magama ei saa jääda. On ju? Nii, eks siis on veel üks loosimine, kus 20 auhinda läheb välja ja siis see oli see välisõpireis, väliskogemus. Jah, selles materjalis leiate kõik selle vajaliku, leiate õiged vastused ja annate pärast loosikasti ja loosime välja parimad. Siis on meil messiala, kuna sellel tänasel konverentsil on väga palju toetajaid ja väga paljud on väljas ka oma siis nii-öelda messiboksiga, et teile head ja paremat pakkuda. Nii et messialal kindlasti külastage nii kohvipausi ajal kui siis ka lõunapausi ajal. Aga mis veel? Tead sa midagi, mis täna veel toimub? Tean, et esimeses blokis on meil sellised inimesed nagu Ott Pärna, Mats Meimer, Vallo Kirs ja Andres Arrak. Aga ma arvan, et meil oleks pastlika need parasjagu kohe ka lavale kutsuda, nii et palun, Ott Pärna tuleb. Siis järgmisena Mats Meimer. Kui Ott Pärna on Arengufondist, siis endine Arengufondiga, nüüd küll ta räägib, kes ta on. Mats on alles kevadel lõpetas gümnaasiumi ja mees nagu, ja küll sa pärast räägid, mine istu rahulikult kohale. Ja. Mees räägib, mis ta siis pärast gümnaasiumit on teinud. Siis on meil ka veel tulemas sinna Vallo Kirs, tulemas siia. Vallo Kirsil on palju rääkida, aga üle 15 minutit me sulle võimalust ei anna. Kõigil on selline võimalus, sest igaüks räägib 15 minutit ja pärast me teeme siis pool tundi diskussiooni kõigiga, need saate oma küsimustele rahulikud vastused. Ja siis on meil ka veel pikaajalise majanduskogemuse ja õppejõukogemusega Andres Arrak. Palun. Nii, kas esinejad on moraalselt valmis? Mitte ühte lihast ka ei liikunud. Nii, Karel, sa oled valmis? Mina olen valmis maha istuma. Me peame küsimusi küsima hakkama. Sina istud maha, mina kohe tulen sinu juurde. Nii palju veel, et iga sessiooni me alustame väikse temaatilise videoklipiga. Ja videoklipiks on meil võetud küsimused, vastused kõige professionaalsematelt ehk kõige targematelt inimestelt. Ja nemad annavad siis teada teile, kuidas asjad tegelikult on. Nii et oleme valmis esimese sessiooniga ja palun videoklipp.